praegu me oleme siin minu Tare kõige suuremas kambris ja see ongi see originaalkamber. Siin kunagi elasid ema, isa ja 3 last selles ühes toas ja siin vaata ei taha ma üldse remonti teha, sest ma ei taha seda, et siin see vana maja lõhn ära kaoks. Eriti kaugele Epp siit talust praegu välja ei käi. Pole põhjust ja ei igatse ka. Viimased aastad on nii, et ma tunnen, et see on minu eneseteostus ja minu vaimne terveolek ja minu selline sport ja kõik see looming, kõik on siin. Epp on palju reisinud, elanud mitmel pool ka New Yorgis, kuid maaelu on teda alati tõmmanud ja ka koroonaaeg oleks talle siia justkui varem kohale jõudnud, kui see päriselt algas. Ma ei tahtnudki enam nii väga suhelda, et mul hakkas kuidagi oma oaasi ehitamise natukene justkui introvertse majastu. Eppul on Eesti lõunapiiril 13 aastat tagasi ostetud talus praegu püsielanikuna 3. kevad ja koduloomi üksjagu. Ajutiselt on 3 lambatalle, kelle nad võtsid oma hoolde algul tuppa lähedasest lambafarmist, kui tillukiste emad ühel või teisel põhjusel ei saanud neid toita. Meie pääsime need lambatalled, lutitasime nii-öelda lutitalled. Praegu on nad veel väga nunnud. Sellel on Loki taga, nimi on Loki. Kõige peenikesem nimi on Snips ja kõige paksem on Muumi. Siis on meil mamma küülik ja papa küülik ja nemad said just pojakesed. Siis on meil üks koer, 2 kassi ja linde on, selle kohta öeldakse, et tibusid loetakse sügisel. Praegu on see haudumise aeg alanud, mingi 60 ringis võib-olla on. Munade korjamine pesadest ja jänesed on Maria hooleks. Tavaliselt toidan jäneseid, see on minu töö. Iga hommik, iga õhtu. Ja mu ema töö on toita lambaid. Mitu muna sa saad päevas? Vähemalt 10, sest meil on päris palju karu. Eppu ja tema eksabikaasa kirjanik Justin Petrone 3 tütrest noorim Maria elab püsivalt Eppu juures ja on see noor perenaine, kellega Epp kõike arutab. Ma olen ikka mõelnud, et ma julgeks talle tegelikult juba varsti talu jätta. Et see on hea tunne, sest tegelikult kelle jaoks sa teed, sa teed nagu iseenda jaoks, aga südame põhjas sa ikka loodad, et ikkagi lastele ka midagi haagib. Ja kõigile meeldib siin käia, aga üks nendest 3 on see, kes tõesti siin kõigi asjadega kursis on. 13-aastane Anna käib ka siin vahepeal, aga ta elab põhiliselt issi juures Viljandis. Ja vanim tütar, 17-aastane Marta, elab pool aega siin, pool Viljandis ning õpib kaugõppes USA keskkoolis. Aga töises plaanis hakkasid Eppul siin ka uued raamatuprojektid sündima ja Vaikus töötab siin kaasa. Tegelikult ma olen aru saanud sellest, kui oluline on see mõtteenergia, just see, et sa oledki välja lülitatud. Mul on ka telefon väga sageli vaikne või lausa lennurežiimil ja siis mu mõte lendab ja teen oma mõttetööd, et kirjastamine, kirjutamine, toimetamine, et sa pead mõtlema, keskenduma. Ja selleks ei ole tegelikult vaja internetti ega rahvahulka. Et meil on konkreetsed koosolekud, kirjastamine, Petrone print, et siis ma 2 korda nädalas olen olemas inimestele, sest et ma ju näen, ma tean seda, kui palju läheb aega raisku sellega, kui sa oled lihtsalt sotsiaalmeedias ja pudistad selle aja laiali. Oma kirjastuse Petrone print asutas Epp aastal 2007. Nüüd on selle all ilmunud kokku ligi 350 raamatut. Minu sarjas 150. Siis kui kirjastus algas, siis oli see nii-öelda minu sari, mis läheb ka edasi, mis on ilmselt selline 7 peaga lohe, mis läheb edasi väga-väga pikalt, sest et seda tahetakse kirjutada, lugeda, aga nüüd on alustatud meie sari, mis on sellised kogemuspõhised lood maaelust ja ma ise kirjutasin kaasse sõbra memmega meie taluelu, kus mina olin siis rohkem kes katsetas ja küsis ja siis see memme nagu vastas mulle. Memm nimega väike müü ei ole kirjanduslik väljamõeldis, vaid on ka tegelikult olemas. Elab Eppu lähedal metsa taga. Ta on ajatu, võimas, tark memm ja mina tahaks ka selliseks saada. Ja seda memme tarkust, mida sa saadki ainult siis, kui sa lihtsalt koged igasuguseid äpardusi ja katsetusi ja muudkui saad targemaks.